Ja nüüd on rõõm kutsuda siia ette panelistid. Osalevad kõigepealt Rasmus Rask, kes on ettevõtja, kodanikuühiskonna aktivist. Tervitame paneliste. Maria Terlöss on MTÜ Linnalabor juhatuse liige ja Lasna idee algataja. Ja meil on siin ka ettevõtluse poole pealt Andrus Kaldalu, kes on Mainor Ülemiste nõukogu liige. Ja Mark Kalm on Eesti Kunstiakadeemia rektor. Alustame siis väikest niisugust katsetust selles mõttes, et vaatame, kui arutleda natukene, et kuidas võiks Tallinn areneda. Siis kõigepealt ma mõtlen selle ruumi peale, me oleme siin ajaloolises Katelde-saalis, 100 aastat tagasi esimesed elektriliinid, mis siis veeti, oli Narva maantee, Pärnu maantee, Paldiski maantee, Tartu maantee ja kuskil 1917 juhtus selline lugu, et tuli piirata elektritarbimist ja abonentidel oli võimalik ainult 2 elektripirni kodus pidada, sest lihtsalt võhm oli väljas sellel jaamal. Linnaga võib ka niimoodi juhtuda, et ühel hetkel võime küsida, et äkki Tallinnal on võhm väljas. Et selles mõttes, mis te arvate, kui suur, kui avatud võiks olla Tallinn? Ja ma alustaks võib-olla Ülemiste linnaku poolt pihta, et ma arvan, et avatusel on väga erinevaid tasemeid, et meie Ülemistes näiteks ei ehita ainult Ülemiste piirkonda maju, vaid me vaatame kas või enda piirkonda esmalt laiemalt, kuidas terve piirkond sulandub kokku üheks tervikuks oma kaubanduskeskuste Ülemiste järvedega ja sulandub ka terve linnaga. Aga seal see piir tegelikult ei lõpe, et osaledes Harjumaa strateegia kaasamises, mis on kergelt pilootprojekt Tallinna linna strateegiale, siis Tallinna linn on maailma mõttes väike linn ja selleks, et meelitada siia kanti talente, siis ta peab ennast vaatama teiste samasuguste kohtadega koos, et see on ka selleks põhjuseks, miks Harjumaa strateegia näeb tegelikult seda, et Tallinn peab ennast vaatama järjest enam Helsingiga koos ühe tõmbekeskusena, mis üritab siis olla Põhja-Euroopa targa majanduse südameks. Et Tallinnas sees olles on see tunne, et ta võiks kogu aeg kasvada. Et siin ei ole veel seda, teist ja kolmandat, ta on linnaruumiliselt nii hõre, ta on välja ehitamata, sõjahaavad on ikka veel tunda, vaesuse hädaplekid on kõikjal veel näha, tähendab, Tallinnas on nii palju teha ja ta võiks nii kõvasti kasvada ja mitte laiusesse, vaid tihedusse. Aga siis on teine vaatepunkt, et kui sa vaatad, et kui suur on ülejäänud Eesti ja kas see Tallinna kasv toimub ülejäänud Eesti tühjaks imemise arvel, siis see on natuke sigaduslik jälle, eks ole, et Tallinn ei tohiks nagu ülejäänud Eesti suhtes tasakaalust välja minna ja kui ma nagu terve Eesti peale mõtlen, siis ma hoiaksin palju rohkem pöialt Tartule kui Tallinnale. Mul on alati kahju olnud sellest, kuidas terve teise maailmasõja järgne aeg on Tallinn Tartult eest ära läinud, sest ajalooliselt Liivimaale kuulunud Tartu on suutnud Tallinnale konkurentsi pakkuda, aga järjest, sest ajalooliselt on olnud enamasti Tallinna ja Tartu vaheline suhe, et Tallinn on 2 korda suurem Tartust, aga praegu on ta 4 korda suurem Tartust, et see vahe on liiga suureks rebenenud, et siin ma näiteks hoian Tartule rohkem pöialt, et mul oli kahju, et omal ajal kultuuripealinnaks valiti Tallinn ja mitte Tartu, sest Tallinnal ei olnud seda nii väga vaja, Tartut oleks kultuuripealinn omal ajal palju rohkem edasi arendanud. Et kokkuvõttes on probleem see, et Eesti on liiga väike, et meil on üldse liiga vähe laias mõttes eestlasi ja oleks meid nii-öelda Eesti Vabariigi kodanikke rohkem, siis me saaksime suurema ja parema Tallinna. Kui rääkida avatusest, siis mulle tundub, et avatus eelkõige on väärtus. Ja Tallinn kindlasti pealinnana
võiks olla avatud linn. Sellesama võimaliku koostöö osas näiteks Helsingiga, aga ka vaadates on ju ülejäänud Eestile avatult. Ruumi mõttes, ma arvan, Tallinnas on veel kõvasti ruumi kasvada, küsimus ei ole nii palju selles, et kui näiteks mõelda siin, et kas on küsimus näiteks valglinnastumises, et küsimus ei ole selles füüsilises territooriumis, vaid selles, kui sidusad on külad, asumid, kas nendes on identiteeti, kas inimesed tahavad seal elada? Ja mina nõustun Mart Kalmuga, et kindlasti meil võiks olla tihedust rohkem, et meil on ikkagi kuidagi üks linnaosa väga kaugel teisest ka ja me ei tunne võib-olla ennast alati hästi igas linnaruumis ja me ei tunne, et see ruum on meie jaoks avatud. Et see võiks nagu olla see suund kuidagi sõbralikumuse poole, et me tunneme, et see ruum on selles mõttes avatud, et meil on võimalus seda ka rohkem muuta, et see on meie jaoks paindlik, et kuidas see nagu suhe luua, et see on ise oma küsimus. Ma ütleks ühe mõtte võib-olla juurde, et kui me vaatame, kuidas maailm muutub, siis inimesed, eriti noored inimesed, muutuvad järjest liikuvamaks ja nad ei ela tervet elu ühes linnas, ühes riigis. Kunagi oli isegi raudne eesriie vist oli, mis hoidis meid kinni, hetkel liigu Euroopa Liidus nii nagu parasjagu soovid, mis tegelikult tähendab seda, et kui me vaatame 20 või 40 aastat ettepoole, siis tegelikult need on tänased vastsündinud või võib-olla siis veel sündimata inimesed, kes otsivad endale linna, kus nad tahavad elada, nii et situatsioonis, kus maailma inimeste arv on suurenemas 10 miljardini ja Tallinn on tegelikult väga äge koht, kus elada, et siin on normaalne kliima, väga head ühendused, mida võiks palju paremaks veel ehitada ja järjest paremaks muutuv keskkond, kus me oskame ka vanadest asjadest väga mõnusasti rõõmu tunda, et küsimus on kindlasti selles, et palju saab olema tulevikus eestlasi, et palju me ise lapsi saame ja palju meid siin Eestimaal elab, aga ma pigem näen seda, et neid tulevasi lendajaid Tallinna lennujaamas või sõitjaid meie rongiliinidel, neid väga vabalt, võib-olla me ei näegi seda, täna arvame, et me räägime 500 miljonist inimesest, aga neid võib olla 20 või 40 aasta pärast täiesti vabalt ka üle miljoni, et me keegi ei küsi seda, et kus saab Taxify endale kliendid või kes räägivad Skype'iga, et need samad ettevõtted on avatud tervele maailmale, aga väga vabalt võib juhtuda, et see maailma inimeste liikumine, loodetavasti liiguvad siia mitte need, kes ise tulevad vabalt üle piiri, aga loodetavasti tulevad siia Eestisse just need samad, keda me kutsume ja meelitame, et nii nagu me Ülemiste Citysse, et me näeme ka Ülemiste City linnaku töötajatena just neid samu inimesi, keda me kutsume sinna, et just ehitada sellist tarka Eestit. Meil on siin paneelis ettevõtjaid, meil on avaliku sektori esindajaid ja mõelgem sellele, et tõesti minu jaoks on paradoks linnakodanikuna, et keset linna on niisugused augud, millele siin ka on tähelepanu pööratud. Ja mõtleme, miks see nii on, sageli on seal ju erahuvi, kommertshuvi, keegi hoiab seda krunti kinni, tema isiklik, tema kommertslik huvi või kusagile kerkib kraana, pannakse midagi püsti, hakatakse ehitama kommertshuvi. Mulle tundub, et siin need kaks, see kommertshuvi, ärihuvi, ettevõtja huvi ja nii-öelda avalik huvi sageli Tallinnas põrkuvad ja siis tulemus on sageli kahtlane. Töötab, okei. Et ma arvan, et see on üks põhilisi probleeme meil, et selle asemel, et põrkuda, peaksid need kaks sektorit tegema koostööd ja mina pean olen rahulolematu Tallinna sellise linnapoliitikaga, mis ei ole olnud piisavalt aktiivne. Et linn on tegelenud küll sotsiaalehitusega, aga see, mis sotsiaalehitus on linnas toimunud, on peamiselt kuskile äärelinna, odava linna maa peale barakitüüpi korterid sundüürnikele, aga ka näiteks õpetajatele ja arstidele, et need inimesed peaksid saama palju paremat korterit ja linn ja erahuvi peaksid tegema väga palju koostööd, et mul on see näide või need näited, mis mul on võib-olla, me ei räägi neid esimest korda, aga näiteks omal ajal abilinnapea Liisa Pakostaga arutasime seda, et okupatsioonide muuseum, mis nüüd on vabamaks muutunud,
et kõik me näeme seda, kuidas seal nurga peal, kus tulevad kahelt poolt kõrged majad ja nüüd meil on üks madal plönn seal, eks ole, iseenesest head arhitekti tehtud ja arhitektuurselt väga huvitav oli ta omal ajal, aga niisugune madal maja. Et kui Ameerikast tuli nii suur annetus, aga kui meil oleks vaja olnud sinna saada nagu korralik nurk kätte, siis oleks olnud loogiline, et nüüd tuleb appi linn, et 3 alumist korrust on okupatsioonimuuseum selle Ameerika raha eest, mis tuli, aga sinna peale ehitab linn 4 korrust kortereid nendele inimestele, keda ta tahab, et ka seal ümbruskonnas veel elaks, näiteks linnavalitsus pole kaugel, linnavalitsuse ametnikud. Või teine minu meelest selline iseloomulik näide on see, et on ju absoluutselt vale, et Harju tänaval on haljas ala, sest see peab olema vanalinnas ära hoonestatud, linnamüüriga piivatud ala peab olema tihedalt hoonestatud, vanalinnas on, ümber vanalinna on parke, nii et tapab selles bastionaalvööndis. Et samal ajal me oleme hädas sellega, et meil toimub sotsiaalne segregatsioon vanalinnas ja seal elavad peamiselt ainult kas turistid, välismaalased ja rikkurid, aga tavalist Eesti elu on seal vähevõitu. Noh, ja kui nüüd siis nii-öelda hoonestada Harju tänav, siis erasektor võiks rajada 2 alumist korrust, kus on ärid, restoranid, toidukohad, baarid, ükskõik niisugused, mis nii-öelda äriliselt on tulusad erasektoril, aga sinna peale võiks ju siis ehitada linn sotsiaalehitusena, näiteks piirkonna õpetajatele kortereid või näiteks Tallinna linn, kui ta ei raatsi ka nii-öelda õpetajatele, siis tal on oma asutused, linnaarhiiv, linnamuuseum on vanalinnas, need on enamasti ajaloo lõpetanud inimesed, kes oskavad väärtustada madalapalgalised, kes ei saa endale lubada korteri ostmist vanalinnas, aga kes oskavad elada või nautida seda, et nad elavad vanalinnas, on head puhtad inimesed, üürnikud seal nendes linnakorterites ja miks nad peaksid näiteks koormama äärelinnast trolliga, bussiga kesklinna sõites linnatransporti, palju mõistlikum ja me saame Tallinna turistlikult atraktiivsemaks, paremini müüvaks linnaks, mida rohkem meil on tavalist normaalset Eesti elu, säilib vanalinnas, erinevalt näiteks sellest, kuidas ametnikke massiliselt selle ebaõnnestunud superministeeriumi hoonega vanalinnast välja viidi. Ma ütleks ühe mõtte korraks võib-olla sealt vanalinnast väljapoole, et Ülemistes me oleme sellised, meie tegevuseks ongi olnud tegelikult, kuidas suletud sõjatehas muuta atraktiivseks või avatud linnaruumiks, aga siit edasi minnes ma küsiks ühe viktoriini küsimuse, et kas te oskate nimetada maailmas ühe linna, kus kesklinna linnaosas on umbes poole territooriumi osas inimeste liikumine ja viibimine keelatud? Maria kindlasti teab, et see on Tallinnaga hästi kursis. Vastus on Tallinn, et kesklinna linnaosaks on ka Ülemiste järve kallas koos Ülemiste järvega, mis toobki kaasa nii-öelda selle mure, kuidas kogu aeg räägiti seda, et kuidas Tallinna linn on pressitud nüüd Ülemiste järve ja mere vahele ja kõik peavad sealt vahet läbi mahtuma ja kõigil on hästi raske, aga tegelikult nii nagu suletud Tviigatelist on saanud nüüd avatud Ülemiste linnak, täpselt samasugused lihtsad lahendused on tegelikult siin olemas, et me keegi ei kujutaks ette, et Viljandi linnast tõmmatakse Viljandi järvele aed ümber ja öeldakse, et see nüüd kuidagipidi Viljandi linna atraktiivsust ei mõjuta, mõjutab küll, et ma siin olen veidike nõus, näiteks Siim Kallas oli Viimsi poole pealt, ütles just sellist asja, et kindlasti seda on keegi teine ka enne teda öelnud, aga et Viimsis sa ei saa vaadata metsa ainult kui toormaterjali, et kui sa metsa võtad maha kuskil taigas ja käsitled seda saematerjalina, siis ma arvan, et see võib-olla majandusse sobibki, aga Viimsis loodus on enamasti just selle elu ja keskkonna toetav faktor, et tähtis on säilitada keskkond atraktiivsena. Sama situatsioon on Tallinnas, kus me ei saa seda Ülemiste järve käsitleda ainult kui toorveeallikat, kahtlemata vee puhtus ja toorveeallikana peab see Ülemiste järve olema tagatud, aga seesama Tallinn ei ole ainult merelinn, Tallinn on ka järvelinn koos Eestis siis suuruselt 3. järvega ja tähtis on, et see sama järvetunne annaks linnale terviklikkust juurde, et linn ei oleks sellest kohast katki lõigatud. Et see on hästi lihtsalt võimalik, et kõik inimesed, kes on tegelenud selle just järve ohutuse teemadega või joogivee ohutuse teemadega, ütlevad tegelikult seda, et ei ole ühtegi takistust. Esmalt võib-olla mõnedes väiksemates lõikudes, on ta siis Tallinna linna suunda või Peetri Aleviku suunda, võimaldada inimestega seda järvekallast nautida.
ja nüüd võiks lahti saada ka sellest samast mõttest just, et Tallinn on see kikilipsukujuline linn või liplikakujuline linn, et tegelikult Peetri kant või Põhjarae on tegelikult kasvamas Tallinna osaks. Ta ei pea kuuluma Tallinna ametlikult sellesse kohalikku omavalitsusse, aga tegelikult, kui me räägime linnaruumist või linnatranspordist, siis ta on tegelikult Tallinna südamele lähemal kui Pirita või Nõmme või Õismäe, et tegelikult Tallinn on ringiga kujunemas ümber Ülemiste järve ja nüüd hetkel käima läinud, siis see Tallinna väikse ringtee projekt tegelikult aitab sellele kaasa. Jõudsimegi Ülemiste vanakeseni, aga veel kord, see erahuvi ja avaliku huvi vahekord? No vastates sinu küsimusele, ma ütleks, et kodanikuna ma tahaksin, et linn saaks olla nõudlikum erakinnistute osas, erakinnistute suhtes, et linnal oleks endal rohkem hoobasi seada tingimusi, piiranguid, seda kõike disainida, planeerida. Ma vaatan, ma elan Kalamajas, mulle väga meeldib Kalamajas, aga seal on ka omad probleemid. Tegime linnaosa vanema Raimond Kaljulaidiga, seal sõitsime ratastega ringi ja otsisime kohti, kuhu saaks rajada laste mänguväljakuid. Ja Kalamajas selliseid avalikke platse praktiliselt ei ole. Ja mis minu jaoks tuli nagu üllatusena, on see, et võib-olla keegi parandab, kui see ei ole tõsi, aga et Tallinnas nagu valdav enamus kinnistutest on eraomandis. Et see on vist isegi kas mingi 97 või 95%, mis tähendab seda, et Tallinna linnal endal ei ole väga palju maad. Ta on jätud teemaa. Kus kohas ta saab ise planeeringuid läbi viia, arendada, olla see, kes otsustab, et me teeme niimoodi. Ehk et põhimõtteliselt ainukene hoob, mis Tallinna linnal on see, et ta saab ette kirjutada või ta saab öelda, et me tahame sellist linnakeskkonda, et need kinnistud on teie kätes, eraomanike kätes, aga siin on need ja need reeglid. No praktiline näide, kas või sama Kalamaja, justkui kirjade järgi uus maja ehitatakse, kontseptsiooni järgi peaks tulema alla mingid pisikesed töökojad, äripinnad, aga protsessi käigus selgub, et see on lihtsalt tulus. Täpselt. Ja see funktsioon kaob. No mulle tundub, et kui siin rääkida sellest, ma olen väga kohe sõna, aga kui rääkida sellest planeerimise protsessist kui sellisest, siis seda paneeli ettevalmistades ma lugesin ka läbi juba olemasolevad arengukavad. Ja põhimõtteliselt ma arvan, et seal on nagu väga palju häid asju juba täna kirja pandud. Et me ei saa öelda, et linnal ei ole mõtteid, kuidas edasi areneda ja valdkondade kaupa on kenasti kirjutatud, et kuhu linn võiks edasi liikuda, aga mis mulle tundub, mis on selgelt puudu või ütleme niimoodi lõtv, on see nii-öelda see disaini põhimõtted. Et mis on need kõige olulisemad 2, 3, 4 disaini põhimõtted, mis on need 2, 3, 4 väärtust, mis võetakse aluseks kogu ülejäänud arengukava kujundamisel. Ja need ei saa olla niimoodi, et teeme seda ja teeme teist. Et need peavad olema läbi vaieldud. Ma ütleks, et seal on nagu 2 minu jaoks kõige olulisemat küsimust on see, et kas inimene või auto linnaruumi kujundamisel ja seal peaks olema me peaksime suutma selle valiku ära teha, et see on inimene. Et autod tapavad elu ja inimesed toovad linnaelu. Ja see on üks. Ja teine on see, et kui me räägime kinnisvara arendusest, siis me peaksime selleks põhimõtteks võtma multifunktsionaalsuse. Inglise keeles on selline termin nagu mixed use või universal design ja me peaksime vältima sellist arendust Tallinnas, kus kohas tehakse plokkide, kartelite kaupa ainult näiteks äripindasid. Või teistpidi tehakse kuskil põllu peal ainult sellist odavat karpelamuid. Ehk et siin on maailmast väga palju näiteid sellest, kuidas on võimalik linna üles ehitada selliselt, et see oleks rikkalik, et see oleks elav, et linna osades asumites oleks elu 24 tundi, mitte ei oleks nii, et päeval on seal kontorid ja õhtuks sõidavad inimesed sealt oma kodudesse laiali ja siis on see põhimõtteliselt nagu tondiloss. Et Ülemiste
Cityst me võiksime nagu selles mõttes nagu eraldi rääkida, et kas tegemist on seal nagu ikkagi selles mõttes nagu targa lahendusega, aga üldise põhimõttena võiks selle tuua nagu esile, et me peaksime need asjad läbi vaidlema, et kas selline multifunktsionaalsus saaks olla selle arengukava disaini üks põhimõte ja teine oleks, et kas saaks ära otsustada, et enne autot tuleb inimene, enne autot tuleb jalgrattur, enne autot tuleb ühistransport. Majakal elava inimesena täiesti pooldan, et Ülemiste võiks olla avatud juba ammu ja mina meeleldi käiks seal kogu aeg. Aga kogu selle juurde, et võiks olla mitmekesisem ja võiks nagu leida ka rohkem ühisosa nende linna ja erasektori vahel neid aukusid täita, et me võiksime rohkem olla julgemad eksperimenteerida, et väga paljud augud ju on seal, sest et ei ole veel kas ära otsustatud, mis sinna teha, ei ole häid lahendusi või siis oodatakse mingi suuremate investeeringute taga, et tegelikult võib ju teha palju ägedaid asju ka väikeste vahenditega ja katsetada, kas üks või teine asi sobib. Et selline hea nagu katsetamise näide on tegelikult Telliskivi loomelinnak, et kuidas mõned võib-olla teavad, et loomelinnak tegelikult ei oleks võib-olla olnud tänapäeval loomelinnakul, ei oleks tulnud masu peale, et sinna oligi mõeldud tegelikult ka mixed use, selline elamu ja äri, aga nagu parem, rohkem niisugune generic linnaruum nagu muule Tallinnale. Aga kuna tekkisid kitsendused, oli vaja leida nutikamaid lahendusi, kuidas seda ala siis ära kasutades oleks ka majanduslikult soodus, siis hakati nagu katsetama, et teeme ühe korruse, laseme sinna loomemajandust sisse, vaatame, millised on nende inimese vajadused, millised inimesed tulevad juurde, milliste vajaduste järgi nemad tunnevad puudust. Et selles mõttes on väga sümpaatne, kuidas nagu järk-järgult hakati tegema, mitte et nagu kõike korraga ja nüüd me oleme ära otsustanud ja nii ongi, vaid et on nagu seda mängimisruumi, et samamoodi me võime ka parklatega eksperimenteerima, võime eksperimenteerida ka Ülemiste järvega, et avamegi korraks, et seda on tehtud juba ka varem linnas, et merepuiesteed on vahepeal kinni pandud, vaadata, et kuidas tundub siis selline linnaruum päris hea, äkki teeks ära ka, et neid asju võiks olla rohkem ja neid muutusi või katsetusi võiks ka linn rohkem juhtida. Üks disaini põhimõte võiks olla ka nagu small scale või nagu teeme prototüüpe, teeme väikestes kogustes. Just, ja iga asi nagu nõuabki katsetamist, äkki ei õnnestu ja kui me nurjume, siis see on ka väga oluline õppetund, see ei ole nurjumine, siis jätame katki ja ongi kõik, et see nurjumine isegi võikski soodustada nurjumist, nurjume rohkem, saame teada, saame targemaks. Nii, Ülemiste nutikusest võib-olla repliik. Ülemiste on Baltikumi suurim targaärilinn, aga me tegelikult oma kasvamist just alles alustasime ja tegelikult ega me ei kasva ainult suuremaks, et me tegelikult kahtlemata peame silmas just seda sama teemat, et ta kasvaks mõnusamaks ja paremaks, et kui ta alustas kontorilinnakuna, siis tegelikult tänasel hetkel on seal hästi siin võiks rääkida pool tundi sellest, mis on kõik muutumas paremaks, et üks asi on see, et ta tegelikult on kasvamas läbi siis uue Euroopa väljaku, mis tegelikult ühendab need T1 keskused ja Ülemiste keskused ja lennujaamad ja Ülemiste citid ja Ülemiste järved tegelikult üheks selliseks mõnusaks piirkonnaks kokku, et need mitmed tõmbekeskused pole enam teineteise poole seljaga, vaid nad pigem pööravad ennast kokku näoga ja üks projekt, mida me Mariaga koos siis oleme üritanud tagant lükata, on linnapromenaadi nimeline projekt, et Ülemiste, mis asub tegelikult Tammsaare pargist 3 kilomeetri kaugusel, et need Majaka ja Gonsiori tänavad poleks tehtud ainult selleks, et bussid saaksid sõita või midagi umbes sellist, aga et ta oleks inimestele mõnusasti ja atraktiivselt ja selgelt ja turvaliselt jalutatav või rattaga sõidetav, et linn tegelikult muutuks järjest enam üheks tervikuks. Et ma ka Ülemiste kohta tahtsin väikest kommentaari, aga mitte linnaku, vaid järve kohta, et see, et järv surub Tallinnat keskelt kokku, on ainult hea, sest takistab linna mõttetut laiali valgumist, mis muidu juhtuks. Ja teine asi, et ega me seda Ülemiste järve Tallinnas eriti ruumiliselt ei taju, välja arvatud üks koht, kus tal on olnud väga tähtis roll, et sa tuled sealt lennujaama ülemisel pool, uksed avanevad ja kui sa silmadega seal bussi või taksot otsid, sa tegelikult näed seda järvepeeglit ja see on kohutavalt tähtis, et kui sa saabud linna, see esimesel hetkel, mis mulje sul sellest linnast jääb. Ja see, et seal on järv olnud, see on väga efektne ja väga positiivselt Tallinnat avanud ja mida ma ei ole nüüd saanud praegu seda nautida või enam kontrollida ja mul on tunne, et kui see parkla nüüd valmis saab, siis sulle vaadet. Ja nende disainipõhimõtete juurde ma tahtsin tulla selles mõttes, et
no ma natuke neid reegleid niimoodi kardan, aga kui need mängud tulevad, siis seal võiks olla ikkagi ka nõudlikkus arhitektuurse kvaliteedi suhtes, selles mõttes, et Eestis küll arhitektidele jagatakse neid kategooriaid ja kutsetunnistusi, minul on väga raske vahet teha, et nüüd mille poolest on 6. astme järgu kategooria arhitekt parem kui 7. või vastupidi, aga kui ma arhitektuuri kriitikuna, mulle on tähtis tööriist kinnisvaraportaalid, ja kui ma vaatan sealt, milliseid kortereid Tallinna uusasundustes, uutes majades, uusarendustes on saadaval, siis see pilt on kohutavalt masendav ja mina ei tahaks praegu peaaegu, et Tallinnas uuele majale oma rahakoti raudu avada, ma ei räägi ainult nendest niisugustest äärelinnades tekkivatest poolprofessionaalsetest lahendustest. Tõka kooli arhitektid olid mõeldud ju selleks, et nad lähevad ja hakkavad tööle päris arhitektibüroos, aga me näeme seda, kuidas sajandi alguses Tõka lõpetanud arhitektid massiliselt on teinud oma büroosid ja projekteerivad alaväärtuslikke kortereid, muidugi on ka paremaid, aga see ei käi ainult nende kohta, ka kuskil Tallinna absoluutselt parimatel kruntidel me leiame peene saksakeelse nimetusega arendusprojekte ja sa hakkad vaatama neid kõige kallima ruutmeetri hinnaga korterid ja siis mõtled, kas sa tõesti käid välja sellise summa korteri ees, kus on pime 20 ruutmeetrine esikus, laps ei julge koolist tulles koju tulla ja miks ma pean maksma 20 ruutmeetrise pika esikusoolika eest. Selles mõttes, et arendaja on lihtsalt veebikodade pealt kokku hoidnud. Et tähendab see, et me peaksime nõudma linnas arendajatelt kvaliteetsemat arhitektuuri ja mitte laskma niisugustel poolprofessionaalsetel arhitektidel nii hõlpsasti nii tähtsaid maju projekteerida. See on ju ka see hoolivus tegelikult, millest jutt käib, et see on ka plaan, et kuidas me hoolime inimestest. See on nii piinlik, et tegelikult kui inimene, kes tahab endale kodu soetada, siis on ikka mõistlik osta ainult Eesti või nõukogudeaegset korterit, sellepärast, et nõukogudeaegne korter oli põhjalikult läbi kaalutud, kõikides kohtades kooskõlastatud, seal ei olnud enam mitte midagi üle. Kvaliteedi ja hinnasuhe oli oluliselt parem kui praegustes uusarendustes. Ma mõtlen ka selle peale, et minu ees oli ka 2 aastat tagasi korteri valik ja ma samamoodi mõtlesin, et appi, et millised valikud on. Samas ma näen, et mina võib-olla olin ka keskmiselt teadlikum korterivalija, kuna minu eriala on seotud selle valdkonnaga, aga nii palju tegelikult ei taju seda, et see, mida nad ostavad, võib-olla ei ole kõige parem, mida neile oleks võinud pakkuda. Et siin võib-olla tuleb ka mängu see, et me võiksime nagu rohkem harida ka inimesi sellest, et milline on üldse hea elu nagu ruum ja hea linnaruum, sest me ei oska nõuda. Me ise ei oska nõuda. Muidugi linna roll on ka seda jälgida, et oleks, aga me linlastena, see tuleb ju ka samamoodi disaini põhimõttest, et kui me nõuame, et see nagu tuleb sellest kasutajast, siis võib olla nagu mõlemalt poolt seda survestada. Et on nagu aina rohkem tuleb, ma näen, et on niisugust arengut ruumihariduse poole, et meil on ka arhitektuuriõpped rohkem koolides, ruumiõpped, et tehakse igast asju, meil on ka arhitektuuri huvikool arhitektuurimuuseumi juures. Et kõiki neid asju võiks nagu rohkem integreerida kooliõppesse juba, miks mitte ka lasteaedade juures, et mis asi on see linn, me oleme tegelikult linnlastena suhteliselt nagu noored linlased tegelikult kõik, et kuidas me üldse saame aru, kuidas linn toimib ja kuidas mina saan seal olla, kuidas ma saan seda mõjutada, nii et see on kõik ülioluline hariduslikus mõttest. Haridus on iseenesest kindlasti oluline, aga kui me mõtleme selle kinnisvara arenduse peale, et seal on nagu nii tugevad voolujoonet, et nii tugev stiimul optimeerida seda lühiajalist tulu. Et see lihtsalt nagu selline kvaliteeditasand, tõesti kõige üllamatel tuleb see võib-olla, või kes on nagu suured ettevõtted ja selles mõttes ma arvan, Ülemiste siin väärib kindlasti tunnustust oma pikaajalise vaate osas on ju. Aga ma tulen ikkagi selle juurde tagasi, et see nagu see raamistik, regulatiivne disainiraamistik peab tulema linnalt. Et ei saa jätta seda arhitekti ega tellija suva otsustada või tema turu reguleerida ei saa jätta. Täpselt.
ma ütleks ühe võib-olla mõtte vahele, et kuna me räägime tegelikult ikkagi 2035 strateegia on vist see tänane teema, et me liiga sügavuti ei läheks korteriplaneeringusse sisse, et tegelikult üheks oluliseks parameetriks on see, et kus siis see Tallinn maailma mõttes asub ja kas ta siis, kui atraktiivne koht või kas ta on siis tõmbekeskus, mis kasvab loomulikult mitte ainult kvantiteedis, aga ka kvaliteedis, või ta on tegelikult selline koht, nagu me tõdeme kahjuks mõnede väiksemate Eesti piirkondade osas, kust noored lähevad ära ja pigem nii-öelda koht taandareneb. Et kui me tahame seda, et Tallinn areneks, siis üheks linnade arengu osas ühendused on kahtlemata üheks oluliseks kriteeriumiks, et sa ei saa olla jube hästi, ma ei tea, isoleeritud kindluslinn kuskil eraldi, vaid sa pead olema hästi ühendatud tegelikult terve maailmaga, kahtlemata situatsioonis, kus nagu alguses ka öeldi, et Aasia kasvab järjest kiiremini nii kvantiteedis kui kvaliteedis, siis tegelikult kui vahepeal oli kergelt puuduseks see, et me asusime Euroopa Ameerika-poolsest küljest võib-olla eemal, siis hetkel asudes Euroopa Aasia-poolsel küljel, olles ühes pundis Helsingiga, kes omab ka, ega Aasiasse rongiga ei sõida ja jalgsi ei lähe, et omades häid lennuühendusi siis koos Helsingiga ka sinna suunda, et võib-olla see on täitsa apetiitne koht. Aga mida me peaksime silmas pidama, on see, et kui ainult Rail Balticu puhul, mis tegelikult ühendab siis 2 tunni kaugusele meid Riiaga, siis kui ainult teostataks Rail Baltic, siis ma arvan, et mis juhtuks, oleks see, et Riia roll Baltikumi keskusena pigem suureneks, mis tähendaks seda, et ettevõtted hakkaksid oma regionaalsete peakontorite asukohana nägema pigem Riiat, mis tunduks ju tore koht, kus 2 tunni kaugusel on Vilnius ja teisel pool 2 tunni kaugusel mugava rongisõidu kaugusel on Tallinn, siis ma arvan, et siit on oluline just edasi minna ja me peame käsitlema Tallinna geopoliitilist asukohta niimoodi, et see Tallinn-Helsingi tõmbekeskus asub niimoodi, et temast ühel pool 2 tunni kaugusel saab asuma Riia, aga teisel pool kilomeetrites täpselt sama kaugel on tegelikult Peterburi, kuhu täna küll kahjuks sõidab 8-tunnise diiselrongiga, aga ma tegelikult näen seda, et sõltumata sellest, milline on see tänane täpne poliitiline situatsioon, kui me räägime tulevikust, siis me tegelikult juba müüma peame tegelikult seda Tallinnat, mis ongi Tallinna-Helsingi kaksiklinn, millest ühel pool on 2 tunni kaugusel Riia ja teisel pool 2 tunni kaugusel Piiter. Ja tänu Helsingile me oleme ka hästi ühendatud nii Aasiaga kui ka mõnede muude kohtadega, kuhu me ise tulenevalt Tallinna väiksusest lennata ei suuda. Et see on see tulevik, mida me müüme, et nii nagu me alustasime kas või Ülemiste linnakuga, et kui me oleksime lihtsalt kirjeldanud seda, et meil on üks kinni jooksnud sõjatehas ja tahame 10% aasta pärast paremaks saada, siis me poleks kuskile jõudnud. Me päevast üks, kui seal veel midagi ei olnud, räägiti Targaeri linnast, täna on see jutt palju tõsiseltvõetavam, et samamoodi on ka Eestiga, et me ei saa lihtsalt kirjeldada seda tänast seisu ja öelda, et me tahame saada 10 aasta pärast 10% paremaks, et vaadates, kui ägedalt maailm muutub, siis kui me muutume vähemalt sama kiiresti ja sama hästi, siis on meil tulevikku. Te olete olnud väga tublid, olete rääkinud mitmel teemal, avalik ruum, mobiilsus, siis need erinevad huvid. Me peame natuke edasi liikuma, ma sellise ringi tahaksin teha katsetuse, sest siin oli pakkumine, et Tallinnal võiks olla lugu, et see aitaks meid edasi, et kas ja kuidas on see võimalik selle looni jõuda või on teil äkki mingi pakkumine juba selles suhtes, et mis see lugu siis võiks olla, kui lähtuda sellest, et inimene väidetavalt ongi lugusid jutustav loom? Ma just mõtlesin selle peale, et ma olen elanud Tallinnas 17 aastat, olen elanud kesklinnas, vanalinnas ja nüüd 6 aastat Kalamajas. Ja mulle meeldib Tallinnas. Ma tunnen ennast Tallinnas mugavana. Eelmise aasta kevadel me müüsime oma peres sõiduauto maha ja ma sellest ajast saati olen liiklenud kas jalgsi või jalgrattaga või trammi või bussi või trolliga. Ja see tundub mulle kõik nagu elukeskkonnana väga mõnus. Aga ma ei armasta Tallinnat. Et võiks armastada. Ma armastan Kalamaja. Ma identifitseerin ennast Kalamajaga. Ma ütlen, et minu küla on Kalamaja. Ma isegi ei taha sealt välja minna. Ma ei peagi sealt välja minema. Aga küsimus on võib-olla see, et mis asjad on näiteks need väärtused või elu kogemused selles elukeskkonnas Kalamajas, mida saaks laiendada kogu Tallinnale. Et kuidas me looksime Tallinnale nagu tugevama identiteedi ja seal on, selles mõttes on selle loo rääkimise
olulisus hästi suur. Et mis osas nagu Tallinn on nagu persona või et kuidas ta eristub teistest linnadest, mis on tema lugu, mis on tema suur eesmärk, tema väärtused? Ja mina võiksin öelda sama asja oma siis kodupiirkonna kohta, et mina viimasel aastal ka ei taha üldse kesklinnas käia ja teil Kalamajas ka ei taha käia. Minu jaoks on natuke liiga närviline juba, et mulle meeldib seal Lasnamäel ka. Aga mõtlen, et kui me oleme viimasel rääkinud sellest, et iga kool võiks olla nagu eliitkool, et on ju, et me ei vali, on ju, et iga kool on kvaliteetne, siis võiks olla ka niimoodi, et iga Tallinna piirkond on nii kvaliteetne, et mul ei ole vajadust minna nagu oma piirkonnas selles mõttes välja, et mitte, et ma oleks nagu mulli sees, vaid et minu koht on ka äge ja et igal kohal on niisugused omad väärtused ja kõik need olulised asjad olemas, et selles mõttes, et kogu see modernistlik planeering on ju, mille järgi Lasnamäe ja kõik teised mäed on tehtud, on nii nagu Paelov minu jaoks, et need mikrorajoonide põhimõtted, kuidas sul on kõik nagu käe-jala juures, et sul on see keskus ja et selles oli nagu nii suur võlu, aga kahjuks seda ei suudetud realiseerida lõpuni, et võiks nagu püüelda selle poole, et iga see asumis võiks olla tõesti mitte ainult see juuksur on ju ja krossipood ja veel 5 poodi, millest saad valida, on ju, vaid võiks olla ka selline nagu avalikud teenused, seda kogukonna koht, öeldakse kogukonnakeskustest ja nii, et see võib-olla on veel arusaamatu, milline see kogukonna koht võiks olla. Aga selline ruum, kuhu sa võiksid tulla ja see ei oleks äri, see ei oleks otseselt nagu, see oleks nagu midagi paindlikku. See võib olla ka avalik ruum, nagu avatud ruum, see võib olla ka niisugune kinnine ruum, aga et igas asumis oleks midagi, kus sa tunned, et sa võid minna, sa võid seal suhelda, sa võid kuidagi olla lähemal seal ka Tallinna linna valitsusele, et tunda endas mugavalt. Et ma mõtlen ka noorte peale, et meil on mänguväljakuid ja neid tuleb aina juurde, aga noor, temal ei ole nagu justkui mitte midagi teha oma kodupiirkonnas, ta läheb kesklinna, ta läheb kaubanduskeskusesse. Et mida me saaks näiteks siuksele noorele sellises näiteks kogukonna kohas pakkuda. Et seal peaks olema kindlasti wifi ja seal peaks olema mugavad toolid ja saaks seal lihtsalt hängida, et võiks olla siukseid hästi avatud hängimiskohti. Et on ka näiteid väga ägedates raamatukogudes näiteks välismaal, et võiks ju võtta kas või olemasolevad väärtused, mis meil on, raamatukogu muutuda avatuks, et see ei oleks ainult raamatu lugemiskoht või midagi rohkemat. See suhtlemiskohad igas asumis, mida ma ei oska nagu täpselt defineerida, millised võiksid olla, aga võiks nagu unistada selles suunas. Mikrofoni pole vaja, et mikrofon on pea küljes. Et ma arvan, et kõik on nõus selle atraktiivse ja sidusa linnaruumiga, et sellest pole ju mingit küsimust. Aga seda atraktiivset ja sidusat linnaruumi sa võid ka võib-olla leida, ma ei tea, Põlvast või Otepäält või kuskilt Muhu saarelt, et seal on väga mõnus elada, aga tegelikult aga sinna enamikest kohtades seal ei arene linn. Et linna jaoks kindlasti kriitilise tähtsusega on seesama need ettevõtted, kes loovad seal töökohti või minu pärast kas või needsamad ettevõtjad, kes läbi teineteisega suhtlemise suudavad oma ärisid siis käima, et see ei pea alati tähendama suurde ettevõtte tööleminekut, vaid minu pärast selliste Skype'ide või Taxify'de kas või siit samast käima lükkamist. Et see tähtis on just situatsioonis, kus noored muutuvad järjest liikuvaks, eriti sealhulgas targad noored, et linn areneks selliseks, et just nad tahaksid, nii Eesti omad tahaksid siia jääda, kui ka teised tahaksid järjest enam siia tulla, et see tegelikult määrab, majanduse areng määrab tegelikult ära selle, et mis linnas saab. Need igasugused elukeskkonnad, kui häid kortereid jõutakse siis lubada, kas siis korraliku planeeringuga või mitte korraliku planeeringuga, see tuleb selle järgi. Vaat kui hea, et niisugune lõpp oli, kohe vastu väielda. Et majandusarengus mõjutab väga palju see, kui kvaliteet on elukeskkond. Siin on tegemist interaktsiooniga, mitte nii, et majandus ees ja muu järel. Kui on hea elukeskkond, siis võib ka majandus hakata arenema. Aga muidu ma tahtsin teie lugude tagasi tulla, et ma olin palutud eelmine nädal Kaunases keynote'iks ühele suurele sõdadevahelise arhitektuuri konverentsile ja Kaunasel on tõsine probleem selles mõttes, et Vilniusel läheb hästi, Klaipedal Leedus läheb sadamalinnana hästi ja Kaunas kuskil on seal vahel natuke varjusurmas ja ei ole nagu õiget identiteeti. Ja nüüd nad on seda taas avastamas oma suure
ajaloolise loo kaudu, sellest, kuidas suhteliselt vähe arenenud Venemaa kubermangulinn sai 18. aastal ootamatult Leedu ajutiseks pealinnaks, sest nad lootsid saada Vilniust, aga Vilnius jäi Poolale, ja neil tuli lihtsalt ajutiselt ehitada valmis peaaegu et funktsionalistlik, aga neil polnud neid häid arhitekte nii palju, aga nad ehitasid niisuguse Eesti-aegse või sõdadevahelise kaunase. Ja nüüd nad nagu müüvad ja nad tahavad sellega minna maailmapärandisse, et nad on nagu leidnud sellele linnale sellest oma sõjaaegsest ajutisest pealinnast ja sinna juurde kuuluvast funktsionalistlikust arhitektuurist suure loo. Teistpidi on mul kahju, või tähendab, et okei, las nad siis Kaunases teevad nii ja see mu meelest töötab päris hästi, aga Tallinna puhul on mul nagu hea meel, et Tallinn on natuke liiga suur, et ühele sellisele loole alluda, aga kui me oskame Tallinnas lugusid rääkida, siis on see väga tore ja mulle väga meeldis see initsiatiiv, mis tehti Koidula tänaval kirjanikega, see, kuidas Tammsaare muuseum ja Vilde muuseum ja kui palju sinna vahele veel mahutati ära kirjanduse kaudu niimoodi Kadriorus linna lugu rääkida, mul just oli suurepärane idee, et niisuguseid, erinevate piirkondade selliseid erinevaid lugusid võiks olla meil palju. Aitüma, vahepeal pilk ekraanile, vaatame, kuulame, mida arvab rahvas ja siis jääge siia, lähme edasi. Tallinn võiks juba homme omada rahvusvahelist konverentsikeskust, suurt, võimast, uhket. Minu selja taga on praegu üks koht, mis on lihtsalt tühi ja laguneb, aga mis oleks vapustava arhitektuurilise väärtusega kõikidele, kes Eestisse tulevad ja mis oleks meile kõigile endale, eestlastele kõige olulisem koht, kus oma meelt tahutada ja ka targemaks saada. Nii et see oleks esimene asi, mis oleks ääretult oluline. 15 aasta pärast Tallinn võiks olla kättesaadavam ka välismaalastele. Ehk siis lennuühendus võiks olla parem, et sa ei pea nii palju ümber istumistega tegema lende. Lisaks võiks olla rohkem rohealasid ja kohti, kus olla, näiteks Telliskivi on väga selline. Ma loodan, et ta ei ole muutunud selleks ajaks selliseks tavapäraseks Lääne-Euroopa linnaks, vaid linnaks, mis heas mõttes eristub teistest Lääne-Euroopa või Põhjala pealinnadest. Tallinn on jätkuvalt Eesti selline arenguvedur. Ma arvan, et väga oluline on otsustada õige pea see, kui suureks linn tahab kasvada. Meil võiks olla veel rohkem sportimisvõimalusi, meil võiks olla 50-meetrine bassein, meil võiksid olla spordiareenid, kus saab võõrustada rahvusvahelisi tiitlivõistlusi. Kindlasti üks tore sportlik pealinn.